Otsustasin projektiga liituda, tead ei otsustanud. Tegelikult oli see juhuste kokkusattumine. Kuna 2 kunstnikku, kes projektis osalevad, on mu korterikaaslased ja ma läksin korkidele järgi, nende korkidele, siis nii kui ma reklaamibüroo uksest sisse astusin, haaras üks mu vana tuttav, krätis kinni ja ütles, et nüüd on nii. Ninasarviku idee tuli tegelikult vanast tööst, mis juhuse tahtel hävines. Ja siis ma tegin uue ninasarviku veits suurema ja kui eelmine oli kaetud saepuruga, siis see on kaetud korkidega. Minu meelest võiks olla reklaamis rohkem kunsti, sellepärast et siis jõuaks kunst ka tõenäoliselt rohkemate inimesteni. Sest kui kunst on tänavapildis, mida väga palju just ei ole, siis näeks seda rohkem inimesi. Ma arvan, et see on väga nii ja naa nagu. Oleneb kunstnikust. Sest on kahte sorti kunstnikud. Üks, kes teevad äri, teised, kes teevad kunsti pärast ja elavad, kuidas elavad. Piiriküsimus on hea, aga ma arvan, et ma kindlasti ei osaleks kõigis asjades nagu. Need piirid on päris segasid, et see ikka oleneb väga paljudest asjaoludest, kas teha või mitte teha või kui keegi ette ütleb, mis sa tegema pead. Kui mõnes mõttes oleks eriti lihtne öelda, siis poleks tegu kunstiga, ma arvan.